Meil on köögis öelda tere hommikust, Kristina. Tere hommikust. Ja Briti toitudest me räägime sellel nädalal ja no kas seesama, mis sa siin täna tegema hakkas, see fish and chips on selline väga traditsiooniline, et britid absoluutselt kõik teavad seda ja kõigile see maitseb või? Ja, kõigile maitsevad ja see on väga populaarseks läinud ka, et Kanadas seda süüakse, USA seda süüakse, Austraalias, Uus-Peremaal igal pool. Levib igale poole? Ja, et just sellepärast, et see on väga lihtne retsept ka. Inimesed teevad seda ise ka kodus? Või pigem on sellised kohad, kus nad siis kaasa ostavad ja see on selline kiirtoit, mida siis kuhugi kas tööle rutates või pigem lõunaks kiirtoit, aga nüüd hakkaks tegema seda ka kodus. Et just sellepärast, et see on nii lihtne ja seda ma tahan näidata, et kui lihtne see on. Nii, väga tore. Mina ei ole seda muuseas mitte kunagi söönud ja ma tean, et täna sa oled andnud lubaduse, et see sünnib siin fritüürita. Fritüüri meil ei ole, koduste vahenditega potti oled sa pannud õli, selline väike mullitamine muusika seal tuleb praegu. Jah, nii et kodus oleks vaja suurem pott ja siin sees on umbes 2 liitrit päikesepäevalilleõli. No mitte vähe, 2 liitrit. Ja, aga seda saab kasutada jälle ja jälle, on lihtsalt vaja seda natukene puhastada. Nii. Ja sa ikkagi kasutad ka tehnoloogiliste vidinate abi, sellepärast, et ja siis see näitab, kui soojaks see õli läheb, et siis kui on liiga sooj, siis see lihtsalt läheb mustaks. Mis temperatuur peab sellel õlil olema? Mis see õige number on? 185 kraadi. 185 kraadi? Kala jaoks. Ja siis kartulite jaoks on natukene soojem 190. Aha, nii et alustada tuleks siis kalast, sest kalale on vaja väiksemat temperatuuri. Ja. Kala ma ei näe siin, ma näen rohelisi herneid, jahu, sidrunid. Meil on vaja teha tainas enne. No, alustame taina tegemisest. Millist selle taina sisse läheb? Nii, et selles kausis hetkel mul on niisujahu ja ka küpsetuspulbrit. Ja siis ma lisan terve pudel õllu siia sisse ka. Saab kasutada igasugustel. See on täitsa ükskõik, hele, tume? Ja, see maitse läheb on natukene erinev. Näiteks, kui te kasutate stout, siis tainas on natukene tumedam. No nii, see on hästi lahke. 2 liitrit õli ja pudel õlut ja suurel seltskonnal. Väga tore. Kui sa selle õlle siia ära valad, siis segad lihtsalt läbi korra. Nii. Korralik suur kausitäis seda tainast. Jah. Kas ma saan segada ja sa saaksid vahepeal midagi muud teha? Mis kala see on, mida tegelikult inglased kasutavad? Ma segan. Mina täna olen võtnud kaasa tursafilee. Ja see ongi õige kala? Sellest teevad ka britid? Jah. Seda enne segamine ei ole nii lihtne. Ei ole. Kui suur kogus on? Ja, siin mul on tursafilee. Oluline on see, et see on mingi valge kala ja see kala on nagu tugev. Ei saa kasutada midagi nagu lõhe või midagi niisugust. See lihtsalt läheb katki. Nii. Siis kui see on segatud, oli... Mis siis saab, kui ma olen selle ära seganud? See võtab mul natukene aega, aga sa selgita, mis sa edasi teed? Siis meil on ka friikartulid, mis ma olen juba hakanud peale. Need on vaja vees lasta istuma, külmas vees. Vette panna? Jah. Nüüd ja siis pärast need fritüürida ühte madala temperatuuril. Selge, aga ma jään sulle natukeseks appi ja siis me saame juba vaadata, kuidas asi lõpuks ka välja kukub. Briti toidu ja Briti toidukultuuri nädal tänasest siis alanud. Briti saatkond seda eest veab ja ma muuseas ei võtnud mitte lehte, Kristina, sulle selleks kaasa, et sa seda saaksid lugeda, vaid tegelikult see traditsiooniline inglise roog fish and chips. Nad pakivad selle tihtilugu ajalehe sisse. Miks nad nii teevad? See oli odav variant, et kuidas toitu välja anda. Et saab tee peal süüa, saab kaasa võtta lihtsalt. Ja seda varianti pakutakse ju praegu ka, et kas te tahate, me pakime teile ajalehe sisse. Nüüd on muutunud natukene. Nüüd on muutunud natuke. Sa saad osta sellised
ajalehed, mis ei ole nagu päris ajalehed. Mis paistab välja nii ja siis nad panevad väikse korvi, siis see ajalehe tükk ja siis see kala ja tšipsid. Ja see ajab ka siis juba asja ära, et see annab selle mõnusa tunde ja selle, et nii need traditsioonid käivad. Nii, aga sa oled ju lõpetanud siin, eks? Ja, olen. Nii, kala on see, mis nüüd on siin tainases friteeritud. Tainas koosnes nisujahust ja õllest. Panid sa sinna veel midagi? Küpsetuspulbri. Küpsetuspulber ka. Ja ka natukene soola. Ja natuke soola, nii. Ja valge kala peaks olema selline tugevam tursk on traditsiooniliselt, tavaliselt. Nii, ja sellised kartulijupsakad ka siis friteeritud natuke väiksemal kuumusel. Need kartulid olid tehtud suurema kuumuses. Suuremas, vastupidi. 5 kraadi. Mul on juba peas segamini. Ja siis lisasin ka natukene mushy peas, on tegelikult lihtsalt rohelised herned, küpsetatud või sees natukene mündiga ja sidrunimahlaga. Et see on nagu see traditsiooniline asi, mis nad söövad selle kõrval. Väga tore. See on siis nüüd Inglise traditsioon, aga kui me räägime Eesti traditsioonilisest toidust, kas sulle tundub, et selline must leib nagu rukkitela palaleib, metsatõlluleib, võiks saada selle tiitli? Või kui tore see on? Nii, et ta võiks olla Eesti traditsiooniline toit praegu, must leib? Ja, muidugi. Nii, nagu maitse ja siis ütle, kuidas see sulle meeldib ja kas sa eelistad pigem seda või seda? Nad on hoopis teised asjad. Nad on erinevad, väga diplomaatiline vastus. Nii et pigem mõlemat, sõltuvalt tujust. Aitäh sulle täna hommikul tulemast ja homme me seda Briti toidunädalat ka jätkame siin samas köögis.